see on hea näide, mida tuua, et ma olen teinud sellist projekti, mul võib-olla oli selline mure seal, sihuke probleem, ma lahendasin selle niimoodi ja see näitab ka tööandjale, et sa oled mõtestad läbi enda tegevusi ja saad seda potentsiaalselt siis teha ka sellel töökohal. Tšau jälle, alustame järgmise MTÜKi podcasti osaga. Mina olen Demi ja mu kõrval on Adele ja oleme jõudnud seekord märtsikuu lõpuni ja tänaseks teemaks on meil TalTech Business Forum. Ja selleks puhuks me oleme külla kutsunud endale Hanna-Lotta ja Karoliini. Äkki te räägite nüüd natuke lähemalt, mis on TalTech Business Forum? Ja tere, tore on olla siin. TalTech Business Forum on noortele peamiselt suunatud ärikonverents, kus me toome kokku Eesti ettevõtjad, juhid, spetsialistid, aga ka avaliku elu tegelased, et nemad jagaksid enda tööd, enda karjääriteekonda, saavutusi, mõningaid võib-olla läbikukkumisi, et noored saaksid parema tunnetuse, milline on majandus- ja tööturg täna ja kuidas nemad sellesse sobituvad. Ja kuidas teie TBF-iga seotud olete? Mis on teie ametinimetus seal üritusel? No sellel aastal oleme Karoliiniga mõlemad projektijuhid. Ehk siis vaatame, et kogu üritus saaks ilusti korraldatud ja kõik sujuks. Kas on teie esimene kord, et seda korraldada või olete varasematel aastatel ka juba käed külge löönud? Minu jaoks on see 3. kord, et 2024 olin esimest korda tiimis, siis haldusjuht ja sellel aastal projektijuht. Jah, ma ütleks, et mul on siis 2,5 korda võib-olla, et ma ka 2024 aastal alustasin tiimis, kuid läksin välismaale õppima, ehk siis projekti minu jaoks pooleli ja eelmisel aastal siis koos Karoliiniga olime tiimijuhid ja mina olin siis personalitiimijuht. Ehk siis nii väga hakkas meeldima, et siis proovisite uuesti? Jah, jäime tagasi tulema ja ronisime mööda redelit pidi üles. Et haaras siis kohe kaasa juba see esimene kord, kui te kaasa lõite? Jah, ma ütleks, et see on hästi äge, et tulevad noored kokku, saad õppida vanematelt, kogenumatelt tudengitelt, võtta midagi enda kogemusega kaasa, mida siis järgmine aasta teistele edasi anda, et see on äge kogemus. Ja tudengina on päriselt tunne, et sa saad midagi suurt korda saata, et üritus, mis ei ole ainult su enda teaduskonna inimestele, vaid tõesti kõik saavad tulla, kes vähegi tahavad. Et tudengid peaksidki siis, eriti just noored ja kõik võivad tegelikult tulla, siin ei ole mingit vanusepiirangut, mitte midagi ei ole. Et inimesed peaksidki selle pärast siis tulema, et saab sükse teistmoodi kogemuse ja võib-olla, jah. Just. Ja eriti noorte puhul tavaliselt on kõik ärikonverentsid päris krõbedate hindadega, et päris niisama kogu aeg ei tahaks ise piletit osta ja kohale minna, et siis see teeb ka TalTech Business Forumi eriliseks, et me hoiame hinda ikkagi võimalikult tudengisõbralikuna, nagu meile endale öelda meeldib. Ja ma ütleks seda ka, et see on ka nii-öelda täiskasvanutele või ettevõtjatele ja tööpakkujatele sihuke ainulaadne võimalus tulla siia ülikooli keskkonda, suhelda noortega ja võib-olla tunnetada, et mis on noortele, siis uutele tööturu sisenejatele huvitav, mida nad ootavad, mida neil võib-olla vaja on, et kuidas siis endale ka neid talente saada. Aga sellest programmist endast, et millal see aasta toimub või kaua see kestab või kuidas see programm välja näeb? Toimub meil see aasta siis 26 ja 27 märts ning programm peaks meil olema nüüd juba täies mahus ka avalikustatud ürituse Facebooki lehel. Kodulehel on kindlasti olemas ja mõned tuntumad nimed võib-olla on Anu Saagim on tulemas, Andrei Sevakin, Eesti Panga juht või president. Peadne president. Jah, Ülo Kaasik. Aga nüüd tudengite vaatenurgast jällegi rääkides, et nagu ma aru saan, siis see konverents võib-olla aitab sisse näha sinna töömaailma ja võib-olla siis pakub infot, et mida noorelt üldse oodatakse tudengi nagu tööturul. Et kuidas saab tudeng üldse nime luua endale, et lihtsamini tööturule siseneda? Ma ütleks, et võib-olla see nime loomine isegi ei ole nii oluline kui see, et arendada endas mitmekülgsust ja neid oskusi, mis siis tänapäeva või praegusel tööturul kõige rohkem vaja on, et ilmselgelt on AI seal teemaks, aga võib-olla siuksed soft skills, et koostöö,
võime võtta tagasisidet vastu, anda seda, olla õpihimuline ja jah, ma arvan, et see mitmekülgselt arendamine, et oled erinevaid asju proovinud, näitad, et sa oled järjepidev, kohusetundlik, et ma usun, tööandjad võib-olla vaatavad seda, kui et neile jääb su nimi kõlama, vähemalt veel. Jah. Ja tegelikult ongi just see kogemuste pagas, mida sa saad arendada läbi selliste sündmuste ja ürituste, on see, mis sulle tööturul annab eelise. Et tihtipeale on, mõeldes siis just meie korraldustiimi peale, sellist vastutust saada noore inimesena tööturul on peaaegu et võimatu. Seega on väga-väga äge, et nii meil kui ka meie tiimiliikmetel, tiimijuhtidel, kõigil on tegelikult võimalik vastutada niivõrd suure sündmuse eest ja see on me nüüd oleme mõlemad juba tööl ka täiskohaga, et me teame, kui palju kaalu sellel tegelikult on tööle sisenedes. Kui te olete varasematel aastatel juba DBF-il käinud, siis kas te olete sealt ka saanud juba mingisuguseid reaalseid sidemeid või kontakte, siis kuidas oma karjääriredelil näiteks juba kõrgemale tõusta? Jah, ma ise töötan turundusvaldkonnas, ehk siis ma olin eelmine aasta personalijuht, ehk siis minu jaoks kogu see tiimiga suhtlemine, pidev kontroll, kas kõigil on hästi, nii korraldusperioodil, üritusel koha peal, et see kõik on väga palju aidanud kaasa sellele, et tegutsedes turundusspetsialistina, mul on väga palju parem arusaam sellest, kas inimesed, kes minuga videotesse tulevad, tunnevad ennast mugavalt, kas ma saan kuidagi neile toeks olla, mida võib-olla sa ei tule alguses selle peale, et peaks uurima ja mõtlema, et kas inimene ennast ka kaamera ees mugavalt tunneb. Et siis see on aidanud mul arendada oskust luua seda mugavat keskkonda inimeste jaoks, keda ma kaamera ette võtan endaga. Ma ütleks, et võib-olla mingeid kindlaid kontakte just TalTech Business Forum mulle ei ole toonud, aga just see kogemused ja oskused, kuidas inimestega, ettevõtetega suhelda, kuidas viia asjad, mis on plaani peal joonistatud reaalselt toimima, nii et need oleksid samamoodi külastajatele mugavad. Et see kogemus, seda kindlasti ei saa või seda on raske võib-olla saada mujalt, ja kindlasti tööandjale see on hea näide, mida tuua, et ma olen teinud sellist projekti, mul võib-olla oli selline mure seal, sihuke probleem, ma lahendasin selle niimoodi ja see näitab ka tööandjale, et sa oled mõtestad läbi enda tegevusi ja saad seda potentsiaalselt siis teha ka sellel töökohal. Aga selle projekti korraldamisest veel, et te olete mõlemad projektijuhid, kui hirmus algus oli sellist, nagu, see on üsna nagu vastutusrikas ala või osa siis, et kui hirmus oli alguses enne kui te vastu võtsite selle positsiooni või? Ega me kumbki alguses ei olnud kindlad, kas me võtame projekti vastu. Et see oli ikka selline edasi-tagasi mõtete põrgatamine meil paar nädalat, enne kui me kindla jah-sõna ütlesime. Ja, et meil on mõlemal käsil lõputööd, me mõlemad töötame, et siis oli kindlasti sihuke, et lihtsalt logistiliselt, kas see nagu mahub. Ja et kuna oma töö ja lõpetamise tõttu me ei pruugi enam olla ka kõige aktiivsemad tudengid, keda kooli peal näha, siis tekkis ka küsimus, et kas me oleksime üldse inspireerivad juhid projektile, et kas nooremad tudengid tulevad meiega kaasa ja tahavad seda projekti korraldada nii-öelda meie juhendamise all. Aga siiamaani tundub, et ära me ei ole kedagi hirmutanud ja et täitsa hästi läheb ju. Ja kindlasti see, et kui oledki varasemalt projektist osa olnud, siis sa ei tea kõike, mega palju on õppimist, aga meil on sihuke hea ja tore praktika, kus iga aasta tiimijuhid ja projektijuhid teevad siukse mitmeleheküljelise faili, kus on, mis läks hästi, mida kindlasti teha, mida mitte teha, mida oleks võinud paremini teha. Et siis selle läbitöötamisel saad üsna hea pildi ette, sest sa oled seal koha peal juba olnud. Et ma arvan, et ta ei tundunud vähemalt meile nii palju hirmus kui sihuke hea challenge. Jah. Aga hetkel olete siis ikkagi rahul, et selle projekti vastu võtsite ja hetkel oli väga tore. Okei, aga ma lihtsalt kiirelt küsin, kui suur see korraldustiim teil üldse on hetkel, kellega te teete seda? See aasta meil on koos tiimijuhtidega on meid 94 minu arust. Peaks olema meid nimekirjas. Vähemalt nii palju meid registreeris kokku. Jah. Ma olen ka üks neist. Jah. Nii äge. Aga mis on nagu
kõige keerulisem asi selle projektijuhi teekonna juures on olnud? Saab välja tuua midagi? Mis oli kõige sellisem moment, et võib-olla et isegi ei tea, kuidas nagu isegi ei tea, midagi sellist hullult keerulist, mida kartma peaks, tegelikult ei ole, aga loomulikult on mingeid selliseid pisemaid väljakutseid, mida sa alati ei oska ette ennustada. Võib-olla kõige sellisem sagedasem mure või ma ei taha teda probleemiks nimetada, et on ikkagi lihtsalt selline väljakutse, on tihtipeale kommunikatsioon. Just see, et suuta ise kommunikeerida selgesõnaliselt, mis on vaja teha, mis hetkeks on vaja teha ja veenduda, et inimene, kellele sa kommunikeerid, saab samamoodi aru, õigesti aru ja et asi on kõigeaegselt siis tehtud. Jah, ma olen nõus, et jälle tudengiprojektina see on hästi hea võimalus, et meid on palju, me saame seda vastutust tegelikult jagada, et kui sina ei tea, siis äkki teab sõber või siis lähed küsid tiimijuhilt, kui tiimijuht ei tea, siis tuleb küsib meilt. Meie saame küsida veel MTÜKi juhatuselt, et eelmiste aastate projektijuhtidelt, et see tegelikult on väga hea tugivõrgustik on taga, et vahet ei ole, kas sa oled tiimijuht, tiimiliige, projektijuht, et see on vist tudengina korraldamise kõige suurem boonus, et sul on väga tugev võrgustik taga, kes sind toetada saab. Et üksi ei pea hakkama mingite asjadega maadlema, et okei. Aga need töömaastikud siis, millel näiteks see aasta TBF-il keskendutakse, me korra väga kergelt puudutasime AI-d, et kas see on suur osa selle aastasest TBF-ist või millised, mida seal kõike näha saab seekord? jah, AI on üks teema, sinna tuleb meil näiteks Telia Kristjan Kukk ja näiteks ka meie TalTechi õppejõud Indrek Sepo, et räägime näiteks tiihüppest, et kuidas praegu gümnasistide siis hulgas arendatakse, kuidas AI-d integreeritakse haridusse, aga on ka näiteks kinnisvarapaneel, meil on investeerimispaneel. Innovatsioon, juhtimine, et proovisime kuidagi, kuna tegu on siis juubeliaasta üritusega, tahtsime võtta selle programmi kokku niimoodi, et vaataks tulevikuteemasid, arutaks, mis saab tulevikus ja jääks selle juures ka truuks nii-öelda TBF-i juurtele, ehk siis investeerimine, ettevõtlus. Majandusolukord. Just. Et üsna palju teemasid, mida siis käsitletakse. Ja, kindlasti on kõigil midagi põnevat, mida tulla kuulama. Aga kas te arvate, et tänapäeva noored peaksid olema mures sellepärast, et AI võib tulevikus mingisugused töökohad üle võtta? Mina ise ei näe, et sa peaksid mures olema, vaid pigem see on sinu motivatsioon ennast AI-ga suureks sõbraks teha. Et kui sa oskad AI-d kasutada, siis see on väga võimas relv ja pigem just sinu kasuks, mitte sinu vastu. Ehk siis ma ei näe, et see on midagi, mis sul peaks tagakuklas tiksuma. Ainus hetk, mil peaks sa kartma seda, kui sa oskad teda ise kasutada. Et siis seda kasutatakse sinu vastu. Jah, ma olen nõus, et karta ka ei ole, ma arvan, mõtet, sest see on tulnud, see nagu tagasi ei pööra enam. Ja võib-olla selle juures lihtsalt mitte laisaks minna, et ise ei mõtlegi, kõik panen kohe AI-sse, et noored on just tegelikult need, kes loovad paljuski innovatsiooni, tulevad lagedale mingite ägedate uute mõtetega, et usaldada ka enda vaistu, natuke kasutada oma aju ja siis AI-ga võib-olla kiirendada mingit loomisprotsessi näiteks. Et pigem abimees kui siis konkurent. Kindlasti. Hästi, seda on hea kuulda. Aga teie vaatepunktist veel, kas kas tänapäeval saab olla üldse oma aja peremees või on see nagu lihtsam kui varem tänu AI-le või mis teie arvate? Arvateks ta on kindlasti natukene lihtsam, et mingid sellised pisemad ülesanded, mida sa võib-olla muidu oleksid ise pidanud käsitsi kirja panema, liste koostama, et AI saab selle aidata sul kõik väga kiirelt ära teha, sa säästad aega. Aga et ongi see, et sa ei tohi ise laisaks muutuda ikkagi, et ka aja planeerimisega, kui sa unustad ära mingid asjad, ei pane kirja endal, siis need plaanid lendavad tihtipeale pea peale. Ja ma arvan ka, et kindlasti saab ja just selle oma aja peremees koha pealt, et meil on kodukontori võimalused tänapäeval palju rohkem, tööandjad on tihti paindlikumad nüüd peale koroonat sellega, et ma arvan, et kui sa ise tunnetad, millal on sinu kõige produktiivsem tööaeg ja sa panustadki siis
siis sa kindlasti ei pea alati istuma 8–5 kuskil kontoris arvuti taga, aga see kõik lõpuks on ikkagi see, et nagu Anna ütles, et sa paned oma asjad kirja, sa võtad vastutust, ei lähe laisaks, et siis üldjuhul inimesed tulevad ka sulle vastu ja saadki oma aega paremini juhtida ise. Meil on nüüd 2 viimast küsimust ka, mis me küsime alati igalt inimeselt, kes meile siia külla tulevad. Nii et kas teie arvate, et tudeng peaks säästma, investeerima või lihtsalt ellu jääma? Ma arvan, et ikkagi tuleks investeerida ja isegi mitte ainult rahalises mõttes, vaid just nimelt kõiksugu koolitused, konverentsid, üritused, et see kõik päriselt kannab vilja ja on tulevikus väga suureks abiks. Ma olen nõus, mõtlesin sama, et kindlasti investeerima, aga vaatama seda laiemalt kui mitte ainult rahaliselt, vaid vahest on see investeering reisile minek või mingil kontserdil käimine, mis sind inspireerib, annab sulle uut energiat, et siis midagi muud jälle teha või annab uusi ideid, et kindlasti investeerima. Et investeering ei pea alati olema, esimene mõte ilmselgelt võib olla raha peale ja siis, et sellised akadeemilised väärtused, aga tegelikult tuleb investeerida ka enda lapsepõlve, sest olgem ausad, tudengid on veel lapsed, ehk siis tuleb osata ka elu nautida ja panustada sellest, et sa saaksid nautida täiel rinnal. Siis kui sul veel tervis lubab kõige rohkem seda teha. Ja ma arvan, et sealt tulevadki see kogemuste pagas ja mitmekülgsus, mis sind eristab võib-olla kellestki teisest siis üks hetk. Väga inspireerivalt öeldud, mulle väga meeldis. Aga kuidas te kumbki defineerite rikkust? Minu jaoks ongi see, millest me paar korda maininud oleme, et see mitmekülgsus, et elus on väga palju, mida kogeda. Üks on see teadmised, et sa õpid uusi asju, teine on inimesed su ümber ja see, et sul on palju võib-olla värvikaid kogemusi või et elad täiel rinnal, et suudad erinevatel eluperioodidel, ma arvan, need on erinevas tasakaalus, mingil hetkel töötad rohkem, mingil hetkel elad või reisid ja koged rohkem, et see kõik on elu osa, et kui suudad seda mitmekesisust hoida, siis minu jaoks see ongi rikkus. Ma nõustun Karoliniga, et raha tuleb, raha läheb. See on mu lemmikütlus, sa ei saa seda paigal hoida, sest siis tal ei ole väärtust enam. Ehk siis tuleb osata rahal lasta minna ja saada rikkust kogemustest, sõpradest ja kõigest, mida muud on elul pakkuda peale selle väikse paberitüki, millel ühel hetkel ei ole enam väärtust. Väga ilus koht, kus lõpetada. Suur aitäh teile, et tulite. Ja aitäh, Anna-Lotta ja Karolin, et saite tulla. Ja kui kellelgi tekkis huvi DBF-i koha pealt, siis saab Facebookist vaadata üritust ja minge kindlasti kohale, see on hea üritus. Nii et aga suur aitäh teile. Aitäh kutsumast. Aitäh, näeme TalTech Business Forumil. Just.